Nii, 2 nädalat on meil möödas. Tulime siis praegu Jakobjana juurest, kes sai meil mootori uuesti kokku. Alguses arvasime, et ei ole midagi väga hullu, aga nagu ikka meie õnnega on, siis läks päris pahasti. Et ma lasen siia paar pilti ka sisse panna, et meil kogu alumine ots põhimõtteliselt vahetati välja. Ja lisaks sellele siis tehti paar asja veel juurde ja nüüd võiks nagu päris hea asi olla. Et auto on siis taustal juba dünamingis, et vaikselt teeme seadet peale jälle ja vaatame, äkki täna läheb paremini ja siis varsti juba äkki saab trenni teha. Kuna nukkvõlli see järgi käib süüte 0, siis ma igaks juhuks peale mootori koostamist kontrollisin selle süüte 0-ga üle ja see on kenasti paigas. Niisugune just in case check. Natuke liiga spicy oli või? Liiga palju, jah. Ma proovin korra suruõhuga liigutada seda. Boosti natuke palju, aga samas boosti juhtimine on välja öeldud, ta peaks ainult vedru ja nii-öelda selle avamiskambri pealt töötama. Et kontrollime üle asjad. Top. 2 barri. Ja, peame lahti. 2 barri ja ta oli ka. Oi, siin ongi terve menüü. Stop. Praegu on 0,9. Ma ütlesin 0,9. Ja. Siis mingisugune täistõmbed me ei ole saanud teha. Me oleme teinud cirka kuskil 4000, 4500 ja boosti tulek on probleem. Wastegate on pandud meil minimaalse peale. Wastegate'ist peaks tegema hetkel 0,9 on vedru, hakkab avanema ja siis pluss siis väljad ja gaasid, et mingi 0,7 boost. Alguses ongi 0,7 kuni mingisugune 4-tonnine 0,7 ja siis tuleb boost kriip sisse ehk siis kontrollimata boost. Wastegate on täiesti lahti, aga süsteem ei hinga maha ja turbo jääb järjest kerima. Et seda teeb siis hetkel. Oleks pidanud olema 0,6, eks ole, barr või 0,7 barri, aga tuli 1,5 ja niimoodi. Ja siis, kui ma natukenegi vedru eelpinget veel annan ennem peale, siis läheb ta veel hullemaks. Ma sain siin ka 2,2 barri korraks kätte ja ta tuleb nii järsku nagu. Ma arvan, et probleem on selles väljlaskes. Väljalaskel on ülipeenikene auk, sealt tuulutatakse välja mingi 30 augu kaudu kogu Wastegate'i. Wastegate ise on suur, eks ole, aga see toru, millest siis lastakse Wastegate'i sisse, on sama pisike nagu ühe silindri runner. Siin isegi võib-olla on väiksem, kui sa vaatad ülejäänud poolt. See Wastegate'i minev toru on liiga väike. Süsteem hirmsasti tahab boosti teha. Sa võid ükskõik kui suure Wastegate'i siia panna, aga see ei mahu, ei lase välja. See on küll paha. Supleda üldse koju tulla. Ja arvestada küll. Ei taha, jah. Aga iga korraga käib pärast paremini. Lõpuks on üli hea kindlasti. Kindlasti. Jah, no selles mõttes, et Jako tegi õige asja, ta tegi selle paremaks. Ehk ta võttis selle nii-öelda back pressure'i peale turbalt ära, aga nüüd on turbsil maruja käia nagu. Ja nüüd ta tahaks paremini heitgaasid välja pääseda. Sest ennem seda spooli nagu takistas see ka, et tal oli peale turbalt ka back pressure. Kui selle nüüd korda teeks, siis võiks nagu päris head. Hakka leidma, kes sul metalli töötab.
ehk siis kolle ümber keevitab suurema toru sinna sisse. Tõime siis auto tuunestuses ära, Rannis võttis auto juba ette ja loodetavasti on see homseks juba valmis. Ja siis tuleme jälle tagasi, lähen praegu Tallinnasse ja jätkame juba varsti. Nii, ühesõnaga Simonil oli siis probleem dünos, et põhimõtteliselt puust kriip tekkis. See oli siis põhimõtteliselt seotud sellest, et see wastegate'i toru on esiteks liiga väike, see ei ventileeri korralikult siis nii-öelda kõiki runnerid ära ja põhimõtteliselt üks põhjus on veel ka see, et kuidas ma üritan siis seletada niimoodi, et kui siis see runner jookseb näiteks niimoodi siit, siis praegu wastegate'i osa on nii-öelda negatiivse nii-öelda nurga all. Ehk siis voolavus jookseb nii-öelda mööda sellest wastegate'i osast. Et lõikame selle siit praegu siis maha, paneme need runnerid ilusti jooksma, et ilmselt peame siis 2 toru eraldi tooma ühte wastegate'i kokku ja ma arvan, et saame praegu selle probleemi ära lahendatud sellega. Nii, ühesõnaga siis kollektor sai ümber muudetud, tegime siis toru suurema peale, et ennem oli, kui ma nüüd ei eksi, siis oli 42 mm jooksis sisse, nüüd on siis 60 ja muutsime natukene asetust ka, et kõik runnerid oleksid nii-öelda paremini ventileeritavad. Et põhimõtteliselt oligi, samal eile siis tekkis probleem, tegime natukene pikema tööpäeva ja sama päeva valmis, et saame täna uuesti dünosse minna. Et andsime parima, mis sellest koldest teha sai ja siis Vago annab meile tagasisidet, mis siis saab, kas on hea või mitte. Tal on just see nagu madalad pöördelt, kui ma lähen peale, siis ta hakkab lõristama nagu põhimaari. Ta nagu... Siit on näha ka, et vett tuleb siia. Jah, idlis käib nagu kõigiga hästi, aga nii kui koormust natukene annan ja kohe lõristama nagu. Nina on maru pikk sellel autol. Võin jalad lühikesed. Nagu halvad, neid küll välja ei näe halvad. Natuke tumedad on. Praegu ma ei teeks ausalt mitte midagi nendega. Samas eile oli okei. Jah. Praegu ma ei tee ühtegi järeldust. Isegi vahesid ei pea, kui poolest puust jälle käib. Hiina Chinese ju mainis alla praegu. Läks koju või? Jah. Wastegate. Ma ei tea. Ma lasen korra veepumbal ringi käia veits. See on nagu pani täitsa lilleks või? Wastegate ja praegu avatud asendisse, kus miski pärast. Okay. Ehk siis kas puks jooksis kokku näiteks sees. Vaatame.
ta lõi nagu korra läks puust üle, siis nagu see wastegate nagu see nii-öelda kiilus kinni ja nüüd jäi teise äärde kinni. Okay. Vaatame, võtame korra selle siit eest ära, mis ta siin teeb. Eeldatavasti on lahti, siis asendisse kinni jooksnud. Kohe ma valgustan teid. Ohki lahti, siis asendisse kinni jooksnud. Pedro surub alla teda. Kui? Chineseum. Ideed. Teeme lahti ja vaatame, mis me teha saame. Põhimõtteliselt on võimalik võlli maha lihvida ja ära pollida ja ära kreemitada ja cross fingers ja try again. Lõputu saaga lihtsalt. Lihtsalt, et see on ülikuum koht, mida praegu ei ole näppida. Aga kindlad ikka veel teavad. Sulavad ära ju. Kinni on kasvanud. Et ta on nagu materjalid ei sobi omavahel kokku kuumaga ja siis keevitab põhimõtteliselt külma nagu kinni. Või ta hakkab krassi tekitama. Siin on päris usu on see. Poleerime võlli siis. Selle võistluse seda ära saite. Siis peab ikka turbast Marti ootama. No, 0,3 on nüüd lõtku. 0,3 on veits palju, aga mul on tervet võlli praegu väga raske ilma trei mingita nagu teha. Nii on. Paneme kokku tagasi ja loodame parimat. Anduri signaal ikka hüpleb. Sama olusti kui ennem. Sama moodi nagu ennem. Aga nagu kolinat ei ole mootoris. Kui nüüd ka mootor läks, me hakkame valet mängima. Nagu kõik tundub nagu jumala õige. Mõtleme, mille ma saan selle kontrollimisest teha, mingi teise anduri juurde panna. Vist kindel olla nagu. Siis ta teeb niimoodi ikkagi, mul hüpleb kuramuse õlirõhk 6 barri pealt 3 poole peale nagu täiesti. Täpselt eelmine. Ja, no nii kui nagu kohe, kui nagu rõhu alla lähen, nii hakkab tõmblema nagu. Ta tegi seda eile ka, vaata. Aga noh, siis ma ei saa nii pikalt hoida, nagu praegu ma saan nüüd boosti all teda hoida. Yeah. See võib vabalt, kus see andur üldse kinnitud huvitav on. Äkki mingi ülipask kohtale tehtud. Mootori seest on väga mõnus vaikne praegu. See on nagu ainukene asi, mis mind takistab praegu. See ei ole see, mis siin all on. See kulda, mis sul vahelt paistab. On küll vist, jah. On küll, jah. Mitme klemmiline see üldse on? 2 vist. On või? Siis ta, kui ta on 2, siis tal tuleb miinus läbi kere ja see on hästi halb. Kolmen ikka. Peaks lihtsalt põhimõtteliselt katsetama, ega see miinus näiteks keresse ei jookse.
siis kui keresse jookseb, siis iga nagu muu asja signaal, vaata, hakkab häirima. Jälle Dünos. Me oleme siin Dünos nüüd olnud äkki 2 tundi, 4, mis nii kaua, 5 tundi või? Aeg lendab, oba. Me oleme Wastegate'i remontinud, Wastegate jooksis kokku õnneks lahtisesse asendisse. Sellest on vist mingi pilt ka olemas. Ja nüüd me remondime õlirõhuandurit. Õlirõhuga juhtus siuke asi. Näe, kui see mõned võib-olla tahad näha. Õlirõhk ei tohiks olla selline sika-saka ja lõpus 0 barri. Et paneme uue õlirõhuanduri ja loodame, et see õlirõhk tegelikult on alles. Suure tase ongi, sest õli ise oli ilus, me tegime õliproovi. Jätkame. Vaata välja tulles läks kogu keere segi. Saad aru, on ju? Spetsialistid on oma keermusi teinud. Siia pole võimalik pannud oda. Siia on ise tehtud keere uus. M8 mingisugune. Täis täiega mehed. Keermaliim ka veel. Mis ma teen siis sinuga? Teine andur ei lähe siia auku. Sest teisel anduril on normaalne M10 keere. Muuttuda vaid nimeks sinu suu. Ja muutun samuti laine, mis piire millekski ei tea. See on paha. Ma esimest korda lasin full limiterist, ma lasin muidu mingi paarsada pööret ennem seisma. Seda peaks äkki vähe lahjemist tegema. Ei, parem rihmamajandus peab olema lihtsalt. Ma saan teha küll piira täitsa leebeks, et üldse ei istu haki ees põhimõtteliselt. Et ma keeran segu siibriga nagu jõudu kõvasti kinni enne. Samas on tuus. No, muidugi, siukstes haki ees. Aga mis sellega teha saab? See vedru pinguti ära kaotada. Ja Kenekal peaks olema vabajooksu sidur, mitte jäik sidur. Okay. Kenekas on ju korraliku koormuse all sellega ja siis tal on see nii-öelda aeglustamine ja kiirendamine korraga, siis ta sealt hakkab kakkuma. Peal aga ei ole peal. Viskab maha räibe. Päris korralikult on nagu pinges. Sellega on kõvasti võideldud siis ennem seda ja järelikult. Ju siis, Kui siuke kuradi lahendus siin juba kootud on. Okay. Nii, ma siis teen nüüd lörtsu. No nii, kell on kohe südaöö ja järjekordne siis nii-öelda pikk päev on jõudnud täiesti lõpuni. Kokkuvõtteks, kollektor töötab, mis nüüd Rainis ringi tegi, ideaalne ja me saame boost'i juhtida ja hoida, see on ülihea.
õlirõhuanduri ringi tõstmine oli paras seiklus. See originaalkoht, kui me tahtsime seda panna, seal 1/8 NPT on palju väiksema koonusalgusega ja teine ja nagu see õlirõhuandur samamoodi sama keermega algab palju suurema koonusega juba. Ehk et me seiklesime veid sellega. Aga lõpp hea, kõik hea. Nägime õlirõhku ja saime boost'i keerata. Ja natukene lihtsalt kartsime ja jätsime sellise suht seifi, aga millega saab proos sõita, ehk siis 445 kilovatti ja 743 newtonit rattas. Et me keerame kindlasti juurde seda, nagu ma aru saan, siis enne piikerit ja enne selliseid nagu rohkem kiirus välja kutsuvad radu, aga praegu tundub, et all good. Ja siin on siis omajagu siuksed väikseid pisivigu või pisisüks täiendused, mida on vaja teha. A la piirajas viskas meil rihma maha, ehk et arvatavasti tuleb kolida ümber elektrivõimule, kuna see rihmaliin on meeletult pikk ja see on siuke üle poole meetri julgelt on siukest rihma õhulendu nii-öelda, kus ta siis piirajas nagu veits läheb, et seal siis kakkusin veits jõudu maha, et ta enne piirajat mitte ei istuks hakias julmalt, vaid keeran veits siibrit kinni. Antiläägi tegime ära ja nipet-näpet, aga nüüd on põhimõtteliselt on sendid pill. Hetkel on timm, lõpp hea, kõik hea. 3. kord siis Dünos. No nii, pikk saaga on lõpuks läbi saanud, aga nüüd on aeg koju minna ja varsti saame auto proovida. Tšau!